tere! Selles videos ma vastan 3 peamisele küsimusele, mis ühel algajal droonihuvilisel võivad siis tekkida. Esiteks siis, et kas drooniga lendamine on keeruline. Teiseks, kas drooniga lendamisel on üldse mingi eesmärk, mingi mõte. Ja kolmandaks, kas droonid on ohutud. Aga enne kui ma asja kallale asun, tahaks täpsustada, et kui ma räägin droonidest, siis ma mõtlen selliseid kaasaegseid tavakasutajatele mõeldud lennuvahendeid, ehk siis multirootoreid, mitte siis mehitamata sõjategevuseks mõeldud õhusõidukeid. Et mõne jaoks on väga oluline neil kahel terminil vahet teha, aga minu arust pole mõtet sellist koledat sõna nagu multirootor inimestele peale suruda, kui rahvas on juba võtnud omaks sõna droon. Esimene küsimus, kas drooniga lendamine on keeruline? Ütleme nii, et drooniga lendamine vajab harjumist, et see ei tule võib-olla kohe väga intuitiivselt välja, aga see on siiski päris kiiresti omandatav oskus. Üldiselt soovitatakse alustada selliste kuni 100 euroste droonidega, et sa ei peaks väga palju ka riskima, aga mina isiklikult ei pea seda vahesammu isegi väga tähtsaks, sest minul näiteks see väike droon võib-olla isegi natuke suurendas lennuhirmu, sest see droon on küllaltki raskesti kontrollitav, et ta ikka ei taha paigal seista väga, eriti kui natukenegi tuult on. Aga samas näiteks 10 korda kallim DJI Phantom, sellel on sisse ehitatud sensorid ja GPS, mis hoiavad teda õhus nagu kinni naelutatuna, kui sa isegi midagi ise ei tee. Et seega vahe on ikkagi väga märgatav. Aga kui te ikkagi otsustate alguses väikse drooni kasuks, siis ma soovitan hankida selline, millel on siis selline standardne juhtimispult, mitte mobiiljuhtimiseks, sest mobiiliga sa ikkagi ei saa seda päris tunnetust õiget kätte. Teine küsimus, miks peaks üldse droone lennutama? Praktilise poole pealt peab muidugi välja tooma foto ja video tegemise võimaluse, et lõpuks ometi on kõigil võimalik suhteliselt odavalt ja lihtsalt tegeleda sellise laheda alaga nagu aerofotograafia. Võib-olla päris 100 eurose drooniga ei saa head pilti, aga Phantomi kaamera on küll hea kvaliteediga ja 4K video on minu arust eriti uskumatu. Et pildistamine on iseenesest väga lihtne, et siin näiteks sellel Phantomi puldil on ühel pool on siis video alustamise nupp ja teisel pool on fotonupp ja seega on väga mugav pilti teha. Ja muidugi saab ka selle ekraani pealt siis valida erinevaid seadeid, säriaegu ja kõike muud. Et see on küll lihtne, aga samas ikkagi nõuab oskusi, et sa pead oskama valida head võttenurka, sest õhust sa saad väga palju manööverdada ja väga palju sõltubki sellest, et kui kõrgelt sa pilti teed ja kui kaugelt ja mis objektid on eespool ja mis tagapool ja see on näitse omaette oskus. Ja lisaks on vaja natuke ka ikkagi järeltöötluse oskusi. Droonidele on veel igasuguseid lahedaid kasutusvõimalusi välja mõeldud. Näiteks saab neid kasutada kartograafias, kadunud inimeste otsinguil, piirivalves, põllumajanduses, transpordis, ohtlike kohtade uurimises. Et sellisteks tegevusteks on muidugi spetsiaalsed droonid, mitte päris sellised, aga see on siiski lahe, et kui kiiresti on see tehnika meie ühiskonda juba imbunud ja et kuidas see on omaks võetud nii kähku. Drooni lennutamiseks ei pea tegelikult praktilist põhjust olemagi. Piisab lihtsalt sellest lendamisest saadavast positiivsest emotsioonist. Ja kusjuures siinkohal nüüd ei pea isegi olema sellist kallimat drooni, et selliste väikeste ebastabiilsete droonidega on isegi huvitavam ja kindlasti lõbusam lennata. Ja kuna sellised odavate droonidega sa julged rohkem riskida, siis saabki nendega lihtsalt selliseid põnevamaid manöövreid võib-olla teha. Et Phantom, tema lendab täpselt nii, nagu sa tahad, et ta lendab ja püsib seal, kus sa ütled, et ta püsib, aga sellega peab natuke vaeva nägema. Kui te ei usu, et drooni lennutamine võib põnev olla, siis otsige näiteks YouTube'ist drone racing videosid ja veenduge ise. Et ma usun, et varsti muutub selline droonide võiduajamine maailmas ja sealhulgas ka Eestis päris populaarseks hobiks. Et see on minu arust ikka päris vinge, kuidas sellised väikesed droonid siis kuskil metsas puude vahel niimoodi hästi kiiresti nagu kuskil Star Warsis oma vahel võistlevad. Ja nüüd viimane küsimus, kas droonid on ohutud?
sellele ma pean kahjuks vastama, et ei, pigem mitte. Et isegi kui selline väikene droon on inimesele küllalt ohutu, siis sellised 1,3 kilosed jurakad, need on juba ohtlikud. Ja et seega tuleb alati vältida inimeste kohal lendamist ja mina soovitan üldse igasuguse inimeste vara kohal lendamise ära jätta. Sest isegi kui sa ise oled väga hoolikas, laed aku täis, hoiad drooniga alati silmsidet ja ei hakka üleliia kiirustama ega tegema keerulisi manöövreid, et siis ikkagi säilib väike võimalus, et tekib mingi harukordne tehniline rikke või tuleb tugevam tuuleiil või et igatahes asi võib minna käest ära. Ja isegi elukutselised droonilennutajad oma ülikalliste droonidega, et isegi ka nendel juhtub õnnetusi ja seega kõik ei saa lihtsalt meie kontrolli all olla, aga enamasti ikkagi inimeste eluga ei maksa ju riskida ja seega alati ohutus eelkõige. Teine droonidega seotud oht peitub nende akudes. Kui akusid halvasti hoida või kui nendega peaks juhtuma õnnetus, siis on väikene võimalus, et hiljem see aku iseenesest läheb põlema ja põhjustab suure tulekahju. See on küll tõesti väga harukordne juhus, aga seda on ka Eestis ette tulnud. Ja seega tasub alati akusid õigel temperatuuril hoida ja võib-olla ka mingis sellises tulekindlas anumas. Müüakse ka eraldi selliseid kotte, kus sees neid siis laadimise ajal vähemalt hoida. Aga kui droonid ei ole ohutud, kas me peaks nad siis ära keelama? Minu arvates kindlasti mitte, sest eks see oht on tegelikult natukene ka meedia poolt üle paisutatud, et tuuakse need üksikjuhtumid niimoodi hästi tugevalt esile, sest see on selline uus põnev tehnoloogia ja siis saab palju klikke. Et tegelikult kui vaadata YouTube'is neid õnnetusjuhtumite videosid, siis näeb, et enamasti on süüdi ikkagi inimene ise oma rumalusest või hoolimatusest, lihtsalt teeb mingeid hulle manöövreid ja seega, kui me saaks inimesi harida, et kuidas droone õigesti kasutada, siis see oleks palju suurem edusamm kui lihtne keelamine. Ja tegelikult on droonidesse, vähemalt sellistesse targematesse droonidesse juba pandud sisse erinevaid ettevaatusabinõusid, et näiteks kui Phantomil kaob puldiga side, siis ta tuleb ise ohutult koju tagasi. Ja tulevikus on veel oodata igasuguseid põnevaid ohutustehnoloogiaid, et näiteks on tõenäoline, et tulevikus oskavad droonid enda ümbrust nii-öelda tajuda ja seeläbi kokkupõrkeid vältida. Ja lisaks on juba tänapäeval võimalik kallimatele droonidele juurde osta selliseid langevarju mehhanisme, mis siis allakukkumise korral peaksid avanema. Ja ma usun jah, et tulevikus droonide tehnoloogia on veel ohutum kui tänapäeval. Lõpetuseks mainin veel seoses hiljutise Postimehe uudisega, et droonid ei kujuta tegelikult erilist ohtu inimeste privaatsusele. Et droonidel on üldiselt lainurkaamera, mis tähendab seda, et inimesest selge kujutise saamiseks peaks selle droonikaameraga siis hästi lähedale minema inimesele. Aga usutavasti, kui keegi ikka tahaks su tegemistel silma peal hoida, siis ta teeks seda pigem mingi odava fotokaameraga, millel on natukenegi suumi või siis binokliga või vaatlustoruga, aga mitte sellise põrgulärmi tegeva drooniga, mis kohe juba kaugelt kuulda on. Selleks korraks kõik. Aitäh kuulamast!